hommikust. Täna on esimene päev tööl tagasi ja me pidime alustama oma päeva 5:30 ja reedel me jõudsime Griffithisse siis tagasi ja kirjutasime ülemusele ja ülemus ütles, et üks meist läheb ühe ülemuse juurde ja teine teise juurde. Ehk siis uus nädal algas ohvalt, me oleme erinevatel saitidel ja Randol oli väike hirm, et kui tema läheb sellele ühele teisele saidile, siis tõenäoliselt tema teeb seda kastesüsteemide parandust ja mina seda nagu ütleme nii, et suured tähtsad mehed teavad, et mul on probleeme, siis mind pandi teise ülemuse juurde ja klikkis ära. Ma olen traktoris, niidan ja Rando teeb kastesüsteeme, seega töö on väga õnnelik praegult taga. It is what it is. Ja ma tahtsin tegelikult näidata nagu neid viinavarju nüüd siis. Et ma ei mäleta, palju ma olen nendes vlogides muidu näidanud, midagi olen, esimesed ma näitasin. Aga ühesõnaga jah, et need on päris kopsakad. See põld on natuke halb, ehk siis ma nagu mõtlesin, et võib-olla ma mingi hetk saan panna nagu erinevaid klippe nendes erinevates viinamarjadest. Aga ma vaatan, kuidas ma nagu leian, võib-olla mitte kohe nüüd otsa laivisid. Aga kui ma saan mõne parema põllu peale, siis ma kindlasti näitan teile. Need on 2 nädala pärast peaks hakkama harvest. Ma just mõtlen, et see harvest käib siis põhimõtteliselt selle järgi, kui palju veinikas on valmis vastu võtma ja teiseks, et meil on endal siis see viinamarja kvaliteedi spetsialist, kes siis ütleb, et mis põllud ja mis sordid on valmis nagu harvestimiseks. Nii et siuke story praegu teile siis, et eks ma teen päeva peal update'e ka. Paar asja veel. Esiteks, me oleme Randoga täiesti magamata mõned, meie möö läheb üleval. Me liiksime kodust välja kell 4:30. Tavaliselt meil selle nagu pool tundi ent tööle, kes me käisime. Võtsime süüa veel hommikul, käisime tankitasime Red Bulli värki. Ja siis põhimõtteliselt, kui me jõudsime siia tööle, või mina jõudsin siis enda saidile, siis mul ülemus ütles juba hoiatasid Johanna, et selle põllul on mõned pärjamad kohad, et ole valmis. You know, my struggle. Ja siis ma ütlesin, et no stress, dude, new year, new me, see pani peeneks. Ja ma juba kogesin ühte pisikest tempo. Ta oli lühike, aga ta oli sügav. Wasn't fun. Ja ma nägin, ma just ütlesin mu vlogi, ma juba nägin oma järgmisi challenge'id, aga vähemalt mul on soojendus tehtud, nii et ja ma vaatan, kas ma saan näidata. Kuidagi näeb, kui sealt paistab juba järgmises reas mingi niiskem koht. Aga siit samast on viinamarjad ka ära näidata. Look at those big boys. Ja keep in mind, see ei ole kõige parem põld, sest et need taimed on siis madalad ja väiksed ja blablabla. Aga ma vaatan, võib-olla ma saan Randol teha mingid klipid, sest et Rando paneb kogu aega nende istikuid vahel ringi, nii et ma ei teha not. Nii, kes mu story'sid mäletab, et mul on probleeme nende märgade kohtadega, siis siin on hetkel 6 rida, mis täiesti nagu teil on natuke välja, tõmba nagu veits, nagu päris palju välja. Ma näitan, ma olen juba 2 rida ära teinud, praegu ta olen 3. Ja no see läheb suht pikalt sinna lõppu täitsa välja. Ja praegu tegelikult see riit on kõige hullem, aga mul ei ole midagi muud üle, ma pean minema. Ja siis kui ma selle ära teen, siis ma näitan pärast tuleb enda seljatagusvaadet, millega see välja näeb. No praegu ta on niimoodi on ju. Ja siin veel tuleb selline äge koht ja ma juba traktoriga nagu veits vajun. No tegelikult see ei ole nii hull hetkel, aga kui ma siin sõidan, siis ma vajun. Ja siin on veel üks väike postikene mul maas. Nii
et vaatame, mis läheb. Okei, mul on ikkagi probleem, sest et ma olen praegu niimoodi. Mul see tundub üldse nii hull siit. Aga nagu te näete, siis ma olen full on vajunud lihtsalt. Ja ma ei tea, kui hea mõte see on tegelikult üldse. Nagu mul ülemised siit niida. Aga hea mõte see päriselt on. Siin on veel kastesüsteemi voolik, millele ma teoreetiliselt ei tohiks pihta minna. Aga kui ma olen nagu kallutud ennast. Nagu ja puu on nii lähedal. Ma ei tea. Okei, ma proovisin, et äkki randa tuleb end sõidab välja, aga randa ütles, et sõida ise välja. Et sõida aeglaselt. Nii et ma ei tea. See tundub väga kahtlane. Aga okei. Kutid. Jesus. Oh. Ma tegin see ära. Ma ei oleks olnud. Okei, ma nüüd näitin teile, mis see tagasi on. Alustame siis kõige kaugemast otsast. Tehti ritt ja vähemalt me peaks tegelema nüüd. Siit välja sõidad, siis ootav ja mul on 2 rida veel, aga õnneks ei ole nii hullud nii. Küpsaden ja siin on ka mõned rohelised, nagu mitte siin konkreetselt, aga et nendega natuke veel aega vist on. Aga jah, siuksed suured ja Rando proovis ka ühte, ütles, et täitsa viinamarja maitse on juba. Nii ma pesin oma veevaruga ära seal ühe viinamarja. Et nad on suht tuhmid seal, aga ma arvan, et see on sellepärast, et siin on see sprei jama on peal, on ju. Aga ma proovin laivis. Veits on mõru. Muidu on täitsa hea. Siit võib paar kobarat koju ka võtta nappimiseks, aga täna on kolmapäev. Ja see on meie selle nädala viimane tööpäev, sest et neljapäev reede on 44 kraadi sooja ja öösel kõige madalam on 30, nii et öeldi ära, et mingit traktoritööd ei ole kellegil, et kõik on kodused. Aga meile sobib, saab päevitada, ärgsegi chillida ja meile majaomanikud lähevad ka kuskile Sydneysse roadtripile, nii et ma arvan, et väga mõnus saab olema. Nii, mis päev täna on, Rando? Neljapäev, 8. jaanuar. Ja väga palav päev ja meil on vaba päev. Palju tempi on? 42 just. Jupp. Ja meie mõlema juuksed hõrenevad. Nii et me peame oma juuksed ja peanahku hoidma. Üks meist hoiab teine. Risking it all. Ma kuivan just lähen tuppa. Heard the man. Ja just noolasime basseinis. Chillisime. Tegelikult oleks kuidagi päikest ka võtta, aga nagu ma ei tea, mingi mütsiku peab pähe leidma, muidu on grill chicken. Muidu on raskene. Tooli kõik need on kuumad. Kivipõrand, mis siin on räige kuumne. Kõik kõnnid ja kõik asjad full kuumad. Meil muidugi plätud ka olemas, aga plätud toas lihtsalt praegu. Ja, homme on ka 42, nii et 43 midagi. 43. Nii et on hea, et meil vaba päev on. Oo jaa. Oo jaa. Meil on siin togersid ka. Tema toker. Seal on Arlo.
Takker on 11, Arlo on 6. Ja Takkeril on komme lihtsalt tavaliselt ringutada. Niimoodi, et ta stance põhimõtteliselt murdub mõnikord. Ja praeguse kuuma ilmaga on niimoodi, et Arlo armastab jahedat, Takker armastab külma. Ja Takker tahaks täiega... Ei, vastupidi. Tähendab, ei, kõik on õige. Arlo armastab külma, Takker armastab sooja. Ja Takker tahaks iga sekund õues olla ja Arlo tahab iga sekund toas olla. Nii et... Nice. Täst näegu, jah. Need on nii haipne. Ja, me tegime enne mingi video, aga see miskipärast läks pooleks. Nii et ma teen uuesti siis Rando. Me viisime enda auto hooldusesse eile ja ülevaatus siis uuendama ja Rando läks autole praegu järgi. $430. Vähend on tehtud, sest et meil ei ole kindlasti harvesti ajal aega selle jaoks. Siis täna on 44 kraadi sooja ja ma tunnen, kuidas mu fuuled kuivavad lihtsalt. Õnneks meil on bassein. Siis, mida veel? 13. jaanuarist tuleb meile veel üks Eesti tüdruk siia. Täna koristasime seda külmkappi veits, tegime ruumi tema asjadele. Mis veel? Õues on nii kuum, et mu telefon kuumeneb reaalselt üle lihtsalt õhu pärast, nagu ma olen varjus. Aga ma ei tea, hull. Mis ma veel rääkida saan teile? Ma ei oska, ma ei mäleta, mida me enne Randoga rääkisime. Et see väike detail ka, et eile siis neljapäevad on meil vaba tänu sellele kuumale ilmale. Ja siis mina olin traktori peal. Rando tegi seda kastesüsteemide parandust ja tal oli, kuna me alustasime kell 4 hommikul, siis pimedas oli hästi palju ämblikke ja Randol oli mingi hetk selle Kubota peal 17 ämblikku. Ja Rando nägi eile ka ühte ussi, aga see ei olnud siuke mürginuss, vaid see oli, ma ei tea, ta ütles, et see oli nagu siuke must hallikas ja põhimõtteliselt uss nagu tõstis enda pea nagu ja vaatas Randot ja siis Rando vaatas seda ka ja siis uss hakkas tema poole minema ja siis Rando tagurdas see uss läks minema. Nii et väike update, me loodame saama auto kätte, siis me saame veits vabadust, et ma tahaks täiega poodi minna, tahaks mingisuguseid värskeid asju osta, sest et lihtsalt see kuumus, nii raske elu, see kuumus on suht räme. Ma tahaks täna midagi nagu, kes ma ei tea, puuvideosalaatud või something, lihtsalt midagi nagu teha, lihtsalt palun. Aga jah, vaatame, äkki teeme täna veel midagi, kui ma veits kahtlen, aga selline mu hetkene update. Do not forget to vlog. Lähme, kell on 8 õhtul ja õues on 39 kraadi, kell näitab 42. Ja kui meil see maja... Süüa ostma. Kui see maja omanik tuli meil sealt, ta käis täna kontoris, siis ta ütles, et tema auto näitas talle 49 kraadi. Kui ta töö juures autosse läks ja ta ütles, et ta parkis varju kuskile. Nii et... Ja ma mõtlesin, ma näitan korraks lihtsalt for funsies. Rando kiilanevad pead. Ei, Rando lagunevad kehanahka. Ma pärast pole tein väikse snimpi värgid särge väikse viidi. See on tähesti persis. Suuturjast. Ja las ma ütlen teile, miks see nii juhtus. See juhtus tänu sellele, et üks mees siin arvab, et ta on nii vastupidav päiksele ja Austraalia UV-le, et teda ei koti päiksekreem. Ütleme ausalt, see oli petlik. Kui õues on 30 pluss midagi kraadi ja päike niimoodi paistab, siis ma juba panen. Aga meil oli see mingi 22, ma lihtsalt arvasin, et nagu nii jahe on. Okei. Kui on 30 ja päike paistab, siis Rando ütleb, et tema paneb päiksekreemi. Olen kaua õues olen ka. Palju kraade täna oli? 42? Jah. Me olime eeldena vaba päev. Me veetsime aega basseini ääres. Jah. Kas sa panid päiksekreemi? Ei, siis ma olin basseinis. Aga siit algabki sinu viga. Päiksekreemi peab ka siis kasutama. Nii et ühesõnaga
juhtus see, mis Endist Endi pane seda väikse kreemi ja nagu ma üritasin, tegin talle Snappi video. Ma saangi seda sama videot kasutada. Tegin talle video, et näidata talle, kui fucked up see värk tal on. Ja ma ütlesin, et kui see ei pane siin väikse kreemi kasutama, siis ma ei tea, mis paneb enda nagu see paneb. Tegime seda video eile. Täna vendi isegi ei paku välja, et ta tahaks väikse kreemi. No jaa, ma mõtlesimegi, lähen ujuma korra ja siis tuppa tagasi jahedasse. Aga ma panin talle selja peal ikka. Aga ega ta endale näkku ei pannud. Aga kes ikka endale näkku paneb? Nägu ei ole ära põlev. Ühesõnaga jah. Ma vaatan, mis me süüa leiame nüüd. See kõud on tühjad. Kas me lähme poodi või lähme toidu kohta? Ma ei tea veel. Vast võib otsuses, aga me oleme ristmikku. No toidupoega on see teema, et viitsi midagi teha või? Ei viitsi. Siis me minema musta sööma ikka. Lahendatud. Vaata töökossid autos valmis. Never know, millal läheb vaja. Äkki läheb järsku tööks. Aga me otsustasime oma tühja kõhu probleemi lahendada täna Subway's. Nii et me laseme kinni või? Me lahendame midagi. Ja no pigem 8-ni. Aga kell ei ole ju 8 veel. No riged, väga riged, me ei lahendanud mitte praegult. Läheme lahendame edasi siis. Õhtu lõpuks peame niikuinii minema, kas ma ei tea, mingi Hungry Jack'i või mingit McDonaldsisse või muid. Siuke igapäevane tiks. Ei tahaks McDonaldsi, tahaks midagi rohkemat nagu. Ühesõnaga. Ma vaatan Google Mapsist, mis palju mingid kohad lahti on. No ja Hiina transmitter, paneb alati oma väikse introductioni maha meile. See Bluetooth... Wow, chill. Mitte siis tohuldada meile. Palun. Meie väärtuslikul autole. Just sain auto kätte. Meil läheb ühtegi mõlki. Ma arvan ka. On ju? No. Pidime uue plaani välja mõtlema. Sest legit me nagu hakkasime oma tühja kõhu tunnet oma nii hilja. Et kõik kohad on juba kas kinni või kohe kinni minemas. Ja no üks koht oli suht arm, aga me ei tahtnud seda. Meil on isegi õigust olla väga nagu hiki, on ju. Nii et me teeme puuviljasaadit. Ja, ma arvan, et see tuleb räigelt hea. No, loodame. Kus ma olen lõinud? Kott jääb vähe väitseks. Pole ta. Vaata ekraani ka. Jätame. Kaalumisega läheks vähe mähisesse. Need olid õunad. Jah, ei, need on apelsini. Näitan teile siis. Me pole veel lõpetanud. Barbara looking expensive. Seda raudselt ei võtta. Võttis. Ja ainult Red Bullid. Ainuke maitsega Red Bull põmpst peaaegu. Ja siis 100 euro. Dollarit. See kaart on olemas, kus juures Randol telefoni korpuses taga. Ja ta ei kasuta seda kunagi. Näitan, mis me saime siis $94 eest. Tegelikult neid oli 2, aga Rando juba hävitas enda vara. Täiendasin varusid. Maasid. Mustikad. 2 õune. Arbuus. Oleks võinud töölt võtta. Lemmikud. Neid salata sisse ei pane enda niisama. Randole meeldivad väiksed need nõinad jäätised. Teine pakk. Mingi jogurti, mingi six-pack. Kiivi. Ja mulle väike vitamin C mask. Nii et $94. This is what you get. Creamy. Jämine. Mina enda oma nii kreemiselt ei eelista.
mina tegin sellise klassikalise ilus nunna. Sul on nagu ei ole satud, noh. Mul on jumal mõnus. Ma kujutan ette, et sul on väga mõnus. Seob kokku selle. Väga mõnus on. Midagi kreemist. Moka alla panna. Olgu. Me jätkame oma... kuidas ma ütlen selle kohta siis? Binge-watchimist lihtsalt. Jah. Hakkasin seda Greenantoomet vaatama. Ja I'm loving it. Vaadake. Loving it totally. Ma näitasin, nüüd me oleme nendega 3 päeva kodus. Ainult meie 4. 1 naine, 3 meest. Let's go. Mina ei tea, kas ma survive'in, aga... Muidu on 4 meest ja 2 naist. Muidu on 4 meest ja 2 naist. Jep. Ja Hakkarile me peame andma ravimit. Süüa. Õue, pissile, kakale, märgid, särgid. Arlale täpselt sama teema, välja arvatud ravim. Ja mulle peab süüa andma. Ja Randole peab süüa andma, meeletult palju. Ma ei tea. Peale seda nädalavahetus I'm broke, guys. No viska ennast nüüd siis. Jah. Nii ta siin on. Look at that face. No you good. Bro, you good. Yeah. Mis toimub, noh? No, he chillin'. Just like you. No nii, just kuukisin. Mõtlesin, et üllatan Randot. See on väga üllatus, ma juba eile ütlesin, tuleb, ma tahan täna teha seda. Aga selline ta tuli. Rando Pariisi nähagi siin. Väike koka, nagu anna. Kas ikka ta proovida siis laivis ühe ampsu või? Ootame. Kannatab kriitikat või kannata üldse. Ja see on lõhe siis. Nii. Lõhe on sitad, jah. No. Ta on suht spicy. Anna, kurat. Ütles küll, et pane... Või siuke, nagu ma tunnen, et huultel veits nagu midagi on õhetab, vaata. Ma nagu terve selle ära sööd, siis tunned väga hästi. Ühesõnaga jah, chili flakesi tegelikult juba 3 teelusikat, aga ma mõtlesin kohe, et lõpetage ära, ma panen ühe. Kell on 9:30. Ja me lähme ujume, tähendab. Rando on praegu vees, ma olen ka kohe. Ja meil on 40 kraadi. Ja vesi on supp. Nii et päris mõnus. See puuviljasaat tuli meil üks õhtu nii hea, et me tegime seda täna uuesti. Ja kes meie Instagrami veel ei jälgi, siis just tegin story, et kui me siit tagasi tuleme kunagi, siis kuna me oleme 3. sooajas ja me vaatasime eile kella 3 öösel seda, siis no olgu. Siis kui me tagasi tuleme, siis me saame kõikide südamete ajude kallal opereerida. See on nagu äge. Aga väike vein, väike õlts, villud, koerad toidetud, ravimid antud. Basseinis pole täna käinud, terve päev toas olnud. Ja nii on. Tere hommikust. Ma ei tea, kui hästi mind kuulda on selle tuulega, aga mina olen täna ühe oma naisülemuse saidil ja see traktor, millega ma siis peaks hakkama niitma ja temmima sellel niidukil pole õli ja niiduki need terad, mis seal ees on. Üks on kõver, ei olnud minu tegu, pole siin isegi olnud. Ja niiduki, meil on nagu niiduki õli, see tünn on olemas siin, see on tühi ja nüüd mul ülemus läks siis teisele saitele õli juurde tooma. Ja ma ei tea, üks Hildu ütles, et see alles eelmine nädal tuli servicist, aga ma arvan, et see on midagi muud. Ja Rando koha veel suksed uudised, et Rando on täiesti teisel saidil, ta pole isegi tiimi juures, ta on üldse mingi 3. manageri juures.
ja Rando saab täna selle ülisuure trimmeriga teha, mida ta on tükk aega oodanud, nagu vend tegi eelmine nädal neid kastesüsteeme, lihtsalt suri pindas. Ja täna ta saab teha trimmeriga, nii et only good vibes from Rando's side. Mul aeg on, mul pole vaja tööpäeva algusega kiirustada. Nii et jah, see on praegune update ja tegelikult tahtsin näidata seda päikese tõusu. Kui ilusid seda vaade on ju veits teistsugune kui eelmistes vloogides on olnud, aga ilusam. Ja mul on veits hea meel, et ma sain sealt selle teise saidi manager'ist ära, sest seal on nii palju mehi, ega nad kõik nagu not good vibes ja not good vibes. Ja ma olen siin naise juures, see on nagu null. Aga näitan ühe korra veel, just to be sure. Would you look at that? Nii, mul on väike moment siin. Põhimõtteliselt... nii ei saa teha. Nii saab teha. Põhimõtteliselt... Ma saan ka täna traktori peale. Viimati ma sõitsin traktoriga detsembri alguses ja praegu on jaanuari keskpaik. Ja ma olen nüüd üldse täiesti teise kutiga. Ja ma hakkasin täna tegema, nii ma näitan teile kõigepealt, sest teate ka millest ma räägin. Sellega, siukse suure trimmeriga, mis võtab siis külgedelt, alt, ülevalt, igalt poolt, ühe korraga tehtud selle põhimõtteliselt. Ja probleem oli selles, et ei tea, kas tuul võib-olla puhub ei kuule, aga probleem oli selles, et ma ei ole varem sellega tööd teinud ja täna ma tulin siia ja mulle öeldi, et davai selle trimmeri peale. Ja ma ütlesin, et ma ei ole selle suurega teinud varem ja siis nad olid, et okei, no eks me peame õpetama, aga õnneks ma sain kohe aru sellest. Põhimõte on ikka sama, mis sellel väiksel. Nii et nüüd ma teen siis sellega ja praegu ma ootan selle teise ülemuse järgi, et ta redelit tooma, meil on vaja seda ülemist timmida, aga see on natuke liiga kõrgel, et lihtsalt maast timmida. Nii et nüüd ma võtan päikest ja ootan siin. Aga see ülemus on ka norm. Ma saan aru, et ta on nende kõige suurtemate ülemuste siis lemmikvend. Et tundub normaalne. Probleemi pole. Traktor muidu. Traktor on natukene vanavõitu. No siit võib-olla nagu otseselt aru ei saa, kui vana ta on. 2015 tegelikult, no ta ei ole nüüd surmvana, aga kõik, millega me oleme varem sõitnud, neil on olnud siin ekraan, mis näitab speedokat ja ühesõnaga kõik info, aga mul on siin. Aga see ei ole mingisugune suur mure. Ja siis kontrollid seda trimmerit sellega. Laiali, kokku, ülesse, alla. Siit läheb käima ja kui midagi perse läheb, siis vajutan seda kähku. Ja siin peal on 2 nuppu. Nendest saad siis nagu eraldi nende mõlemalt poolt eraldi timmida, et kui sul ala kuskil mingi kivi või mingi asi ees on, sa saad ühte poolt tõsta või maha lasta või mida iganes. Kuidas parasjagu vaja on. Aga jah, ma olen väga haipis. Saan lõpuks jälle traktoris olla ja ma teen sõidu ajal ka mõne video võib-olla siis on nagu näha, kuidas ta töö ajal töötab. Võrk piilun, ega kedagi tule. Ootab. Nii et jah, stay tuned. Põhimõtteliselt ülemus tuli siia. Et need, mis siin on, ta tahab ainult niimoodi teha, et me võtaksime sealt alt äärtest ainult, võtame näitan. Et me võtaksime ainult need madalaid siit maha, et need jäävad harvesteril ette, aga et külgedelt ja pealt ei võta midagi, sest et praegu on juba liiga hilja selle jaoks, et see, kui me võtaks praegu need ka maha sealt, et siis viinamarjade see maitse ja see suhkrusisaldus ja need asjad läheks kõik persse, tähendab pekki. Et sellest ei saaks siis seda head veini teha.
nii et nüüd me timmime siin niimoodi, et kuskilt mujalt ei võtaks kui ainult alt äärest. Aga selleks seda timmida meil on vaja seda keerata lahti. See on 30 milline ja see 30 milline on tal teadmata asukohas praegu. Nii et ta nüüd läks seda otsima ja ma nii kaua ootan siin, toidan sääski kärbseid. Ja viinamarjad ise. Siit on näha juba. Päris kobakad mõned. Need ei ole veel päris valmis. Väidetavalt. Ega ma ei tea. Ja üks asi veel. Kui ma selle trimmeri kallal midagi teen, siis mul peavad olema need kindad käes. Need on lõikevastased kindad. Need näevad välja lihtsalt nagu sõrmikud, mida ma väiksen talvel kandsin. Ma ei tea, palju need nagu lõike vastu kaitsevad, aga käes peavad olema. Ja mis veel? Ma tegin kunagi varem selle väiksemaga, samasugune, mitte samasugune, aga sama firma ja siuke kollane. Ja see polnud peal neid ja ta oli väiksem, mida ma juba ütsin. Nii et kuna see on suurem, siis siit tulevad siuksed toestustalad, mis lähevad siia alla raami külge, et midagi ära ei väänaks siit küljest. Nii et aga nüüd ma kuulan, et tulemus juba tuleb, nii et me hakkame jälle tööd tegema. Nii, põhimõtteliselt ma näitan natuke, kuidas mul siit seest ka see välja näeb, siis et töö tegemise ajal pean jälgima. Praegu sellel põllul on ülesandeks saada sealt alt äärest põhimõtteliselt mingid pikad oksad ära, sest et need jäävad kombainile ette harvesterile ja nad ühesõnaga lähevad kuidagi sealt niimoodi, tõmbavad läbi, et need viinamarjad ei saa sinna harvesteri minna. Ja minu ülesanne ongi praegu need alumised ära võtta sealt ja see on natuke ja pluss ma ei tohi veel külgedelt eriti maha võtta, sest et muidu läheb viinamarja maitse kohe teistsuguseks. Nii et see on suht sukene vastutusrikas. Ma nüüd olen selle rohkem käppa saanud, aga alguses ma võtsin, ma kardan natukene liiga palju maha. Praegu tundub enam vähem. Ja põhimõtteliselt ma pean natukene nagu mängima nii-öelda selle laiusega siin ka, et mingid kohad on nagu laiemad, mingid kitsamad, aga samas ma ei saa liiga palju mängida, sest et muidu näeb see välja nagu, muidu näeb kogu see rida välja nagu mingi koera ära näritud kuradi kummikna. Täiesti siksakiline, et ta peab olema ikkagi suht sirge ka, et oleks okei vaadata seda. Ja ma loodan, et sellele ülemusele sobib. Ma esimest päeva tema juures töötan, nii et kui ma kohe midagi perse keeran, siis kood lakne. Aga jah, siin väga... Niidukil on ka mingi case, see on kõveralt taga niimoodi, et üks põhimõtteliselt niimoodi. Üks pool on nagu allpool kui teine. Me vahepeal timmisime seda, aga seal oli lukustid millegi pärast ja see vajub välja ära, nii et ma pean midagi välja mõtlema sellega täna õhtul. Aga põhimõtteliselt muidu läheb enam-vähem. Ma saan need alumised ääred enamus kohtades kätte, aga mõned kohad on siuksed veidramad, kus ei saa, aga see on aru saada. Ma arvan, et ta saab aru must vähemalt. Nii, kohad on pehmed, nüüd kohad on sitased, sopased. Aga üleüldiselt läheb okei. Ärme hakka nüüd midagi kiitma, aga okei, ma arvan. Nii et jah, praeguseks kõik. No nii. Täitsa kodune tunne on. Kodumaa valvab mu üle, kui ma siin samal ajal tangin. Ja, väga äge. Väga äge.
I land right next to you. I'm going stateside, where I'll see you tonight. Tell me, how did a girl like me get into you? You can be my American. You can be my American. Is it right? I don't know. Yet you're taking my control. Never been abroad before. Now I'm knocking through your door. But you're nice, so I'll stay. Never met a British girl, you say.